Ja tere hommikust saalis olijatele ja tere hommikust kõigile, kes vaatavad ülekannet või siis salvestust, ma ei teagi, kumba pidi on, kas on ülekanne ka, kas laivis ka vaadatakse? Ainult salvestus, no siis teeme selle koha ümber. Tere hommikust kõigile, kes on saalis. See, kes ütles alguses, see nagu mängis praegu puhtalt selle peale, et pärast, kui ta vaatab salvestust, saab näidata teistele, näed, ma olin seal. Jaa, no suur rõõm, kõiki nii reipalt ja rõõmsalt siin keset selle sügise kõige ilusamat nädalavahetust näha. Olemegi valinud sellise saali, et paistaks korraga sulle päike peale ja sa saaks näha, kuidas miinus püsib ja kuulda võib-olla mõtteliselt seda siis Kopliserva mõnusat või Kalamaja mõnusat karget krõbinat tänaval, aga siia meid ju lõpuks ikkagi tegelikult toob Tantsu Huvihariduse Liit ja südamesoe ja võib-olla kuskil ka mingi väike klapike muret selle pärast, et mis sellest tantsuharidusest saab, kuidas see siis praegu elab ja kuidas ta järgmiste aastate sees elama võiks hakata. Minu nimi on Urmas. Nüüd on jah kohe see küsimus, et kas on mingi seos ka tantsuga on. Ma olen ikkagi väga hea siis olnud paljudel teistel aladel, aga mitte tantsus. Nii otseselt, ehkki ma ise arvasin, et seal ka päris hästi tuleb välja, aga siis, kes on Viljandist, võib-olla teab sellist nime nagu Ave Alvre. Kunagi Ave Alvre vaatas, see oli veel nooruspõlves, nii minu kui tema nooruspõlves, no tal kestab see siiamaani. Aga ühesõnaga, et siis ta vaatas, kuidas ma tantsin, ütles, et ahah, nüüd on jälle see hetk, kus need puud seistes siis surevad. Ja mina ei olnud seda väljendit enne kuulnud ja mulle läks see väga hinge sellel hetkel ja siiamaani kannan seda endaga kaasas, isegi kui Avet ei näe. Meil on täna siin tore programm ette valmistatud ja räägitakse nii ametlikult kui vähem ametlikumalt nendest teemadest, mis on siis tantsu ja huviharidusega seotud. Aga enne veel, kui päris päevakava juurde, siis leppisime Meeliga kokku nii, et ikkagi juhatuse poolt tuleb üks ametlik seisukohavõtt ka. Ja juhatuse liige, palun, sammub väärikalt teie ette praegu. Ja hakkab vaikselt tulema, eks ju. Jah, Meeli, palun. Aitäh. Et Urmas, sulle ma lohutuseks ütlen, et tants on südames. Ei pea jalgades olema ilmtingimata ja tantsija tantsib peaga, kõik õpetajad teavad, eks ju. Pea annab signaali, mida jalad peaksid tegema. Tere tulemast, mul on väga hea meel teid kõiki näha, vähemalt korra aastas me kohtume. Ühelt poolt on rõõm tõdeda, et tantsuõpetajad on väga töökas rahvas, et pooled toolid on tühjad. Teiselt poolt on aga natukene nukker, et oleks võinud tulla korra aastas, kohtuda, rääkida asjadest. Ega siis oleme ausad, mul siin aega seista ongi täpselt 34 sekundit, siis ma pean minema suurde saali lavale proovi vaatama üle, et mis meieni jõuab õhtul. Ja huvitav päev on. Õnge pakume, võtke vastu ja jätke kõik meelde. Ja ma arvan, et Urmas on küll nüüd see mees, kes võiks edasi rääkida, muidu ma hakkan üldse kokutama ja see on ju superluks, kes mind ei tea. Suur tänu, sõidame! Jaa, aitäh, Meeli! Jaa, olgu las ta jääb. Nii, aga siis võtame kohe tänasel päevakaval kergelt sabast ka õhtupoole, kõik teavad, eks ju, kella 7 läheb siis suureks showks, loodetavasti on teie omad ka laval. Vahele mahub veel siin 2 arutelu, nendest üks on siis, ja tagumine neist pealelõunane on seotud hariduse teemadega, ehk siis huvihariduse vaatevinklist, mida täna pakutakse ja erinevad koolid, 3 erinevat kooli ja kutsehariduse esindajana veel üldises plaanis ka on siin esineja ees laval. Arutame, milline see õppesisu on, tuleviku oskustest räägime, mida valdkondlikult on vaja, mis need valdkondlikud kitsaskohad haridusandja vaatest on ja kõik need teemad. Siis sukeldume tantsumaailma võib-olla ütleme siis sellisesse isiklikumasse vaatesse natukene varem pikaima paneeli kaudu on täna siin laval mehed, kes on siis sõlminud kas ametliku või mitteametliku, kas formaliseeritud või formaliseerimata kooselu tantsuga. Enamasti selle kaudu, et nende ühiselu käib läbi ühe
jah, ikkagi ühe partneri, kes no võib-olla ka tegelikult perekonnas rohkem on neid ka laste näol, kes käib siis pidevalt ära kinnitusega, et nüüd on jälle tantsuasja vaja ajada. Ja milline see mõju siis laiemas plaanis on ühiskonnale, see, mida tants teeb, mida tantsuharidus teeb, aga ka nende isiklikule perekonnaelule. Nii et tõotab tulla huvitav, kuuleme igasuguseid seiku ja enne seda veel 2 sellist pikemat ettekannet, võib-olla mõtisklust, võib-olla suuna näitamist ka. Piia Kallas, Päästeliidu juht, räägib julgeolekust, mis algab tantsusammusse, sellise vestluse vormis saab siin peetud, tema enda vahetud kogemused, mitte üldse ju kaugelt, aga Ukrainast, sellest, kuidas ühiskond seal ühest küljest vastu peab, aga teisest küljest õpib ja mida meil sellest on õppida. Aga kõigepealt, esimese asjana kutsun teie ette koolipsühholoogi ja koolitaja Auli Andersalu-Targo, kes räägib tantsuõpetaja enda rütmist ja rühist, ütleme vaimsest rütmist, vaimsest rühist ja kuidas kõike seda tempot, mis elu selles vallas pakub, siis ikkagi nii-öelda tasakaalus hoida. Ja tervitame Aulit aplausiga, tal on hea meel kindlasti tulla ja mina annan mikrofoni juba üle. Tere! Mul oli eile õhtul just üks päris huvitav kogemus tantsida ise laval ja kogemus oli sellest imelisest koolist, kus ma peamiselt siis ka töötan ja oma enamus tööpäevi veedan, on Tallinna 32. keskkool. Meie suur Playboxi üritus, õpetajate kava, minu 4. võimalus, 4. aasta oli siis seal nendega koos ka ennast näidata ja oma tantsusamme natukene niimoodi proovile panna. Oli väga meeleolukas, nii tore on vahepeal laval olla. Kui ma hakkasin mõtlema, et kuidas või kellena ma teie ees siin täna võiksin seista, siis koolipsühholoogi tööd ma olen teinud siin 20 aastat, võib-olla juba natuke kauemgi. Nii et lapsed, noored ja ka lapse vanemad ja laste ja nende perede juhendamine, õpetamine, nõustamine on selline minu igapäevatöö. Ja ma tean, kui raske on ka minul ise inimesena, kes töötab inimestega, aeg-ajalt võtta aega iseendale, tegeleda iseendaga, panna tähele, mis tegelikult minuga toimub, sest et kui mina ei ole enam töökorras, siis ma ei saa teistele midagi anda. Ja see on päris selge, et mitte keegi teine ei vastuta minu eest ja selle eest, et kas ma olen hästi hoolitsetud, kui ainult mina ise. Tantsuga ma hakkasin mõtlema, et kus võib-olla on minu elu sellised toredad esimesed tantsuga seotud mälestused. Pean tunnistama, et see jääb ikkagi kuskile teismeikka ja sellesse aega, kui saabus Eesti laste või ka noorte ellu siis MTV, mis tähendas seda, et kõik need vabad hetked kodus, kui kedagi teist ei olnud, mängis telekas, MTV käis ja siis sellega kaasnes kõik seda, kuidas ma õppisin ennast oma keha tundma ja liigutama, et nüüd täiskasvanuna ma olen ka üht kui teist õppinud tantsuvallas tänu sellele, et praeguseks siis minu 25-aastane tütar on olnud ise tantsuga tegelenud päris pikalt ja juba 4. aastat Pariisis jätkab sellega. Nii et tema on minu selline väga suur inspiratsiooni allikas. Mõned küsimused, mida ma teile esitan, näiteks inspiratsiooni kohta olen ma ka ise läbi mõelnud ja minu tütar on see, kes on mind kindlasti inspireerinud mõtlema, tunnetama rohkem oma keha, mis toimub minuga siis, kui on üks olukord, teine olukord, kui on hommik, kui on õhtu, mida ma sellega peale hakkan, kui ma tunnen ebamugavust, pinget ja kuidas see näiteks mõjutab minu inimeseks olemist ja muidugi ka minu tööd. Et siis võiks ju pilt olla selline, et iga inimene, kes iganes ta on oma sõltumata vanusest, soost või rahvusest või millestki muust, saab ühel või teisel moel tantsida. Ja ma saan aru, et teie elus on tants olnud ju esiplaanil pikalt-pikalt, võib-olla jääbki kuni kõigi aegade lõpuni igavikuks lausa teie ellu. Ja ma ei tea, millal, kas keegi teist näiteks on siin lähipäevil ise tundnud vot sellist tantsurõõmu ise, et mina liigutan ja teen ja olen. Või teil on rohkem mahti seda märgata ja rohkem võimalust märgata teistel, keda te juhendate, õpetate. Mulle tundub ka, et kui ma mõtlen meie toredatele haridussüsteemi inimestele, kui ma räägin näiteks eripedagoogidega Tallinna Ülikoolis ühte kursust andes või kui ma tõesti räägin ka oma kolleegidega koolis, siis kõige lihtsam, kõige esimesena fookus läheb ju nendele, kellega me tegeleme, õpilased.
eelkõige, me mõtleme nende peale, kui me oma tööd ette kujutame. Kuidas neil läheb, kuidas nendeni jõuda, mida nende heaks teha. Aga nüüd tuleme siis täna fookusega iseenda juurde. Kui me mõned mõisted teile proovin siin niimoodi selgeks teha ja siis läheme aga hopsti edasi teemadega. Enesehoid. Kuidas ma tulen toime oma töö psühhosotsiaalsete mõjudega? Igal juhul minu töö midagi minuga teeb ja minu ülesanne on kuidagi ennast siis hoida seal juures. See on järjepidev oma kehalise vaimse tervise eest hoolitsemine. Ma ei saa seda jätta hetkeks tähelepanuta, sest kohe minu keha või vaim või mõtted tähelepanu annavad tunda. Ei tööta nii hästi, kui nad võiksid. Ja selle juures on väga tähtis selline enesejuhtimine oma toimevõimekuse, et mul on kavatsus tegutseda, et ma saan hakkama oma plaanide seadmisega, selle järjepidev arendamine ehk fookus iseendale. Ja korraks võid sa selle aja võtta, et kes nendest on nüüd kõige rohkem sinu moodi, võib-olla tänasel päeval või kui sa mõtled enda kui tantsuõpetaja peale just nimelt. Leidsid end? Ja võib-olla hetkel siin praegu olles on päris tore, et äkki number 9 või number 8 seal all keskel või number 2, et on lihtsalt mõnus hea olla, et keegi hoolitseb minu eest, keegi vastutab nende asjade eest, kuidas kõik siin toimib, et ma ei pea ise midagi rohkem ekstra pingutama. Ja kui sa mõtled enda viimase aja tantsuõpetaja kogemuste peale, number 4 või midagi muud, eks ole. Et nii on, et need sellised pisikesed peatused võiksid olla meil tegelikult igas päevas selleks, et korraks mõelda, kes ma olen, kuidas minu enda seisund hetkel on, sest see, kuidas sina oled teiste ees, nendega koos, avaldab meile väga tugevat mõju. See on selge, siin ei ole mingisugust küsimärki. Ja enesehool on siis midagi, mis käib tegelikult sinu enda sees eelkõige. Muidugi sa võid vastutada ka natuke sellest, et kui sa märkad oma kolleege, vaatad nendele otsa, keegi on väsinum, keegi ei tule oma tööülesannetega võib-olla väga hästi toime, siis saad tema eest natuke hoolitseda. Aga eelkõige iseenda sees sisemine dialoog, et aru saada, kus need minu piirid on. See, et enda eest hakata hoolitsema, see peab olema hästi tahtlik tegevus. See vajab planeerimist. Kas kellelgi teil on näiteks oma, ma ei tea, kes veel kasutab sellist toredat asja nagu pabermärkmik? On mõned? Ja, mina ka samamoodi veel olen niimoodi, et midagi on kuskil võib-olla telefoni kalendris ka, aga pabermärkmik on tore. Kas teil on seal kirjas näiteks lõunasöögi ajad? Mis see on, jah? Koolis töötades on vähemalt see hea, et kui on klassijuhataja, siis tema oma õpilastega ikka läheb sööma, eks ole. Vähemalt see on paigas. Ma mõtlen, kuidas seda ilusti viisakalt küsida. Ja ilmselt ma arvan, et seal kirjas ei ole. Aga kas võiks olla seal sees ka sellised asjad nagu, kes nüüd saab vihjest aru, nina puuterdamise ajad. Et sa lähed ühte teatud pisikesse ruumi omaette natukene, võtad privaatselt endal aega nii-öelda nina puuterdama ehk käid WC-s. Õpetajad koolis kurdavad ka selle üle, et isegi seda aega ei ole. Ja me peame neile seal, näiteks mina oma maja inimestele pean ka meelde tuletama ütlema, et ikkagi sa lähed, jätad õpilased korraks klassikas või üksinda, sa teed oma käigu ära selle nimel, et enda eest hoolitseda. Õpilased saavad väga hästi sellest aru. Neil pole selle vastu mitte midagi. Ehk siis me peaksime mingid asjad planeerima ja me räägime hiljem ka sellest, et milliseid erineva taseme planeerimisi me peaksime tegema. Enese hoolitsemine tähendab erineval moel endaga tegelemist. Ka nendest mõtetest tuleb meil juttu. See vajab lahkust ja kaastunnet enda suhtes, et sul ei oleks seda pidevat, seda survet, seda, et ma pean tööalaselt veel andma ja mul on, nagunii on teil palju kohustusi, see on selge. Aga et sul oleks vähemalt see tunne, et sa saad mingit osa oma elust ise juhtida ja võt see kontrolli omamise tunne on tohutult oluline. Ühelt poolt sul ilmselt on loomingulist vabadust, autonoomiat, saad ise mõelda, kuidas oma tööd korraldada. Sul peab olema kindlasti seda tunnet, et ma ise kontrollin oma päevakavast mingeid osi, vähemalt mingeid aegu. Ja kindlasti vajad sa ka sellist eduelamust, kompetentsuse tunnet. Ning kui ma mõtlen siia juurde veel ühe olulise sellise psühholoogilise vajaduse, siis selleks on ka kuuluvus, sotsiaalsus. Kas ma oletan õigesti, et vähemalt te ei tee ju oma tööd üksi? Isegi kui sa võib-olla juhendajana oled üksi, aga et sul on inimesed kogu aeg, et sul on piisavalt sotsiaalseid hetki sinu elus. Kohtumisi, suhtlemisi, rääkimisi, otsa vaatamisi, otse kontakti. Ma võiks öelda kuidagi, et vist te olete selles mõttes väga õnnelikud, et selles maailmas, mis nii tehnoloogiasse läheb,
olete teie üks seltskond, kellel jääb igavesti alles võimalus olla inimestega päris kontaktis. Otsa vaadata, näha neid, tunda neid. See on suur väärtus. Sul on ilmselt ka erinevaid rolle, kui sa seda tantsuõpetaja töö teed. Ma ei tea, kui palju neid erinevaid uksi on või erinevaid ülesandeid, mida sa siis ühe päeva või õhtu või nende tundide jooksul pead tegema, kui sa selles töös oled. Ja kes sa kõik seal oled siis? Mis teile esimesena siin silma hakkab? Et mitte ainult tantsuõpetaja, aga ei tea, kes te olete siis? Kiirreageerija, sa pead kiirelt reageerima, mis iganes toimub parasjagu, see on sinu reaalsus. Nii, midagi veel, mis teile niimoodi kohe silma jääb? Lepitaja, ja, et suhted on ja inimeste vahel on loomulik, et tekivad ka erimeelsused, konfliktid, mingisugused olukorrad, mis vajavad lepitamist. Ja? Kloun. Mitte tantsija, aga kloun pigem, jah. Vot siis sellisesse kohta oleme jõudnud. Ja neid erinevaid nüüd siis see uste mõte ka või see metafoor veel siia, et kui sa lähed oma tööd tegema, siis neid erinevaid rolle on nii palju erinevaid uksi, millest sa lähed sisse. Ja kui me vaatame korraks nüüd sedapidi, et need õpilased, ma nüüd ei ole lugenud üle, mitu ust siin on, võib-olla siin ongi üks sinu selline tavaline grupp või grupi suurus, kellega sa tegeled. Tegelikult, kui nad tulevad sinna sellesse aega ruumi kohtuma, saama seda juhendamist või õpetust, nad selles mõttes ei tule üksi, nendega tuleb kaasa terve nende lugu. See, mis on päeva jooksul enne juhtunud, sõpradega kontaktid, perekonnas toimuv, rahumlik õhkkond, ebakõlad, pinged, segadused, üksindustunne. Ma võin seda öelda nüüd tõesti koolipsühholoogina, et selline üksilduse kogemine on väga kahjuks väga levinud ja omakorda toob kaasa siis noorte hulgas päris palju ikkagi selliseid depressiooni sümptomeid ja ka ärevust, et need on need kaks põhilist vaimse tervise väga levinud probleemi praegu. Kas teil on ka siis selline kirju pilt silmees, kui te mõtlete oma tööle ja sellele kõigele, millega te peate tegelema? Võib-olla. Milline uks sind tundub kõige kutsuvam? Tahaks kohe sealt siseneda. Tunne. Jah? Alumine vasak, see sinine uks seal valge raamiga. Aha. Ja kellelgi teisel on mõni teine. Et kui palju neid uksi on tõesti, kust sa pead sisenema ja kust sa tahad siseneda. Võtame täna selle tahan koha. Et sa tahad enda heaks midagi teha ja sa saad ka. See on minu oluline mõte teile, kohe praegu ütlen väikeses sissejuhatuse lõpetuseks veel selle välja ja pärast saate aru veel, et alati on sul võimalik midagi ise enda heaks teha. Selle taha pole võimalik pugeda, et ma ei saa enda eest hoolitseda. Need hetked võivad olla tibatillukesed, need võivad olla ühe päeva jooksul, võib-olla 10 1-2 minuti pikkust hetke, mis sa võtad ise endale, seda sa saad alati teha. Ehk enda heaks sa saad alati midagi ette võtta. Ja ma näitan teile siin nüüd vist 4 slaidi jagu selliseid küsimusi, mida nii palju, kui sa jõuad hetkel, ole kaasas ja proovi mõnele vastata. Küll aga sa võiksid näiteks oma tiimiga, oma kolleegidega võtta aega mõne rahuliku hetke, mõnel teisel päeval ja teha selline väikene grupi arutelu nende küsimuste teemal või siis ka oma kodustega, miks mitte neid asju arutada. Et kui me mõtleme pingutusest ja puhkusest, siis kuidas ehk kelle ja mille abil mina ennast suudan kokku võtta ja pingutada? Mis on see, mis mind paneb ennast kokku võtma? Ja kuidas mõjub selline teadlik rütmi loomine minu elus seda, kuidas ma suudan ka puhata? Igapäevane rütm on väga oluline, mõned teist ilmselt on selle loomisel väga osavad, et teil on kindlad rituaalid ja rutiinid ja päevakava ja kõik on paigas. Mõnel teisel on rohkem kaost, mõne elus on nii, et üks päev on ühtemoodi, teine teistmoodi ja siis on juba jälle kolmandat moodi. Aga rütmilisus on meie jaoks väga tähtis, meie aju ja närvisüsteem vajab selget piiri ja rütm, näiteks kindlad ärkamisajad, magaminekuajad, mingisugused muud vahepealsed rituaalid väga toetavad seda. Kuidas siis valida targalt tempot ja mis see tasakaal on, et kes või mis aitab mul hoida oma tasakaalu? Ja on täiesti okei, kui selleks on näiteks sinu koer, kellega sa käid jalutamas. Kas tantsuõpetajatel võiks olla koer? Kas teil on aega koeraga tegelemiseks ikka? On, tore.
kass vajab võib-olla vähem tegelemist, aga võib-olla tema aitab sul ka hoida mingisugust tasakaalu, et sa maandad ennast temaga suheldes ära. Või näiteks teed käsitööd ja see on sinu tasakaalu hoidmise koht. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mulle tundub see järgmine päris tõsine küsimus, et kes valib tegelikult minu tegutsemise tempo? Ootused, õppekavad, tööülesanded, isikliku elu kohustused, sinu enda erinevad rollid, sa oled õpetaja, sa oled mees või naine, elukaaslane või partner, ema või isa, oled laps, õde, vend ja nii edasi. Et kes või mis tegelikult määrab selle, kui palju ja kui kiiresti sa pead tegutsema. Kuidas ma saan igapäevaselt oma elu luua harmooniat ja leida tasakaalu? Tõesti, et mis on need pidepunktid, mis aitavad sul jääda püsima? Mis või kes on sinu ankrud? Või ka mingid kohad, et need ei pea olema inimesed või tegevused, aga need võivad olla ka paigad, mis võivad olla väga olulised nii-öelda ankrud, kus sa tunned ennast hästi, kus sa tunned ennast kindlalt, kus sa ennast kas või korraks ära maandad. Ja kui sul on võimalik neid hingetõmbepause teha, et millega sa neid tahad, võib-olla selleks on vaikus, kõigi oma meelte puhkamine, väga vaikses rahulikus hetkes. Aga võib-olla selleks on mingi muu asja peale mõtlemine, mingi muu tegevus, mis on täiesti, ma ei tea, kas te oskaksite mulle öelda mõne näite, et mis võiks olla sellisest tantsuõpetaja tavalisest tegevusest midagi täiesti teistsugust, millega näiteks teie tegelete. Sest minul olekski see tants, mida mina nimetan siis oma koolipsühholoogi ja pereterapeudi töö täiesti teiseks pooleks vastandiks. Aga mis teil tantsuõpetajatena võiks olla midagi muud, kui kellelgi on mõni oma enda näidet? Kui ma ei ole just tantsuõpetaja, siis ma tahaksin veel mõelda sellele või tegeleda veel sellise teemaga oma elus. Keeleõpe. Kas keegi korstnapühkijaid teie seas vist ei ole, eks ju? Või midagi muud taolist? Automehaanikuid? Mootoritega tegelemine? Või tantsuõpetajaks olemine on sinu identiteedi nii suur osa, et sinna võib-olla väga palju ei mahugi? Võib ka nii olla. Nii, ja meil on siin veel paar küsimust, et kuidas ma juhin oma kire süttimist, mis sütitab mind? Ja kuidas ma oma kirgega säästan nii, et ma ei põleks liiga kiiresti läbi oma mingisugust visiooni või oma projekti või oma loomingu teostamisel? Ja kuidas ma kogen siis rahulikke pause? Ja teate, te olete nii olulised eeskujud sellega oma õpilastele ka, nende rahulike pausidega, näiteks kas või oma tunni, trenni, kohtumise jooksul võtta need rahulikud pausid, kas siis alguses kokkutulemiseks, vahepeal korraks või siis lõpetuseks, kokkuvõtmiseks jälle. Ja jäävad veel viimased paar küsimust nüüd, et inspiratsiooni ja puhanud meele kohta. Keda mina vajan selleks, et ise tunda inspiratsiooni? Anna palun käega märku, kui teil näiteks on kuskil sotsiaalmeedias, on see siis Facebook, Instagram või mingid muud kohad, mida te jälgite, selliseid näiteks tantsijaid, keda te jälgite ja kes teid tõsiselt inspireerivad, kelle videosid vaatate, kelle mõttekäike jälgite. Anna käega märku, kui on. Jaa, tore, aitäh. Kas on ka neid, kellel on võib-olla selliseid tantsuõpetajaid samamoodi, kes sinu selline oluline eeskuju on ja sa jälgid seda, mida tema välja ütleb, kuidas tema maailma mõtestab või kuidas ta maailma näeb? Jaa. Ja kes teist teab juba, keda sina ise inspireerid? Kelle jaoks sina oled inspiratsiooniallikas? Sest see on ka, ma usun, üsna reaalne, et sa oled seda. Kas keegi on teile öelnud, et sa oled mind nii palju inspireerinud? On. Ja et ka see on oluline, et ma tunnen, et ma annan kellelegi veel omakorda niimoodi edasi. Sellist loomingulisust kirge ja samas ma pean mõtlema ka, et mida ma vajan oma meele puhkamiseks. Et meie meel, ütleme, meie aju, meie närvisüsteem on väga plastilised ja paindlikud, me kohaneme väga keeruliste olukordadega. Mõned teist on võib-olla tugevamalt või tugevamalt arenenud säilenõtkusega, et ühelt poolt jätte nüüd paigal, aga samas olete hästi paindlikud ja kohanete oludega. Mõnel võib-olla see ei ole nii hästi arenenud. Aga selge on see, et meie meel, meie aju ja meie närvisüsteem vajavad rohkem rahunemise aega, et mulle tundub, et on mõned asjad, mille selline krooniline puudus meil praegu nüüd on siin, vähemalt selles kohas, kus mina olen ja need inimesed, kellega mina kohtun, nende puhul ma näen, tunnen seda, kuulen seda.
Meil on krooniline suhete puudus siiski. Suhted on muutunud kas pealiskaudsemaks, kaugemaks, lähedust ja ühendust on jäänud vähemaks. Ja teine on tõesti krooniline pauside puudus. See on väga-väga keeruline, kui ma mõtlen ka, et tegelikult meil on neid vaja, meie keha, meie meele rahulikuks toimimiseks, aga pause meil on keeruline võtta. Et kui nüüd siis natukene teile jagada sellist infot ka heaolu või enesehoiu kohta, siis üks mõte on see, et need on üsna erinevad mõõtmed, mida me vajame selleks, et ennast tunda hästi, olla oma eluga rahul, kogeda heaolu. Kindlasti nad ei ole tähtsuse järjekorras, nad on siin üsna niimoodi juhuslikult mul kirja pandud. Me vajame sellist intellektuaalset enesearengu, eneseväljenduse võimalusi, kus ma tunnen, et mingi põnev mõte on, mingisugune uus huvitav mõttekäik mind tabas, ma tahan seda edasi mõelda, see tundub mulle huvitav, ma tahan sellest rohkem teada, tahan teistele ka võib-olla õpetada. Kindlasti on oluline füüsiline heaolu, absoluutselt selge, et ma tunnen oma kehaga suhtes end hästi. Minu eeldus muidugi on see, et te olete oma kehaga eriti heas kontaktis. Teate, kus mõned pinged võivad olla, kus on need minu erinevad lihased, mis teatud moel toimivad, mille eest ma pean ekstra võib-olla hoolitsema, millega seoses on tõesti see, et ma pean ka näiteks, praegu me räägime teist endist, aga te peate ju ka lastele andma selle võimaluse tunnetada või oma juhendatavatele õppijatele, tantsijatele, mis nende kehaga toimub, kus on mõni pinge, mida pisikesed kohad, märgid ütlevad nende kohta. Siis me räägime sellest, et me vajame absoluutselt selgelt kuuluvust, tugivõrgustikku, sotsiaalsust, seda, et meil on keegi ja nüüd võid ka korraks mõelda ja kas siis noogutada pead või raputada pead, kui ma küsin seda pidi, et kui sa mõtled ennast tantsuõpetajate kogukonda, sellesse seltskonda, kas sul on vähemalt üks turvapadi mõne inimese näol seal olemas? Et kui asjad lähevad täitsa üle piiri ja sa enam ei suuda, ei jaksa, ei saa aru, ei tule toime, et siis on vähemalt üks inimene, kelle poole sa saad pöörduda ja öelda, et tead, nüüd on nii. Kas sa ise oled ka vähemalt ühele inimesele selleks turvapadjaks, kui tema seda vajab? Kas see on selline vastastikune kanal, suhtluskanal, kus on võimalik sa teada, et sa võid anda ja sa võid saada sealt? No ma näen siin, teil on juba selgelt, kanal on lahti siin. On täitsa olemas see ühendus teie vahel. Jaa. Siis heaolu puudutab muidugi seda, et millised on meie enda tunded. Kas ma julgen ka tunda erinevaid emotsioone? Mind ennast tabas täna, see on nii värske, et ma ei oska sellest võib-olla hetkel midagi suuremat arvata, kui et tunne või õigupoolest olukord, kus nii tugevad kaks erinevat emotsiooni jõudsid minu sisse kohe niimoodi üksteise järel, vaadates tõesti naljakaid videosid, kuidas siis inimesed tegid seal kõige parimate toredate kavatsustega nalju oma vahel ja siis olid seal mõned naljakad, väga naljakas koeravideo ka veel. Ja ma tundsin, kuidas see mind järsku sügavalt kurvastas, sest sellel hetkel, kui ma neid jälgisin, vaatasin enne siia tulekut umbes tunnikene, ma olin üksi ja ma oleks tahtnud nii väga seda jagada. Ja meis on need erinevad tunded, see helgem pool, see kurvem, see traagiline pool, meie kõigi elus on need olemas, me kõik võime tunda ka oma tantsuõpetaja tööst tüdimust. Ma loodan, et mitte tülgastust ja põlgust inimeste suhtes, see oleks nagu liiga palju võib-olla, aga väsimust, kurnatust, seda, et ma ei tea, ma ei ole kindel, kas see on õige tee, kas see on asi, mida ma päriselt tahan jätkata. Õpilaste suhtes, nende vanemate suhtes. See on eraldi huvitav teema, mida võiks täitsa niimoodi põhjalikumalt te omavahel arutleda ka, et kuidas lapsevanemad on aja jooksul muutunud ja kui palju see teie tööd kergendab ja mis kohtades see teeb teie töö raskemaks. Selgelt vanemad on väga erinevad, on helikoptervanemaid ja on tavalisi vanemaid ja ega üks mõjub mingil moel oma suhtlemisega, mõjutab ka teie tööd. Ja siis te võite ka tunda üsna erinevaid tundeid ja see on okei tundagi, et olete kellegi suhtes väga kuri, et te ärritute, saate pahaseks, olete pettunud, võib-olla lausa lootusetu ja meeleheitel. Ja tähtis on see, et need on teie tunded ja te ise tulete nendega toime. Te teate, et nad võivad olla, te tunnistate endale, võib-olla tunnete enda suhtes pettumust või kurbust, et miks ma ei saa paremini, kuidas mul need asjad küll välja ei tule. Ja siis ka öelda, et jaa, see on okei tunda ka seda. Ja mõelda, et mis on need minu sellised pidepunktid, mille abil ma saan nüüd jälle siis selle tunde maandatud. Väga oluline on ka selline spirituaalne pool. Inimesed võib-olla tõlgendavad seda erinevalt, et siin praegu on toodud välja, et ma tean,
milles ma olen väärtuslik. Ma olen kogenud teiste inimeste poolt seda, et nad väärtustavad mind, annavad mulle selle kohta tagasisidet. Ma tean, mis see on minu elu tähendus. Et mul on elus mingisugused olulised teemad, mis mind päriselt puudutavad. Ma vaatan neile julgelt otsa, ka nendele oma elu raskematele hetkedele ja tegelen nendega ja et mu elul on tähendus. Kas võib olla niimoodi, et kõik, kes tegelevadki inimestega, eelkõige õpetamise ja juhendamisega, et nendel inimestel vist on, tahaks arvata, et selline tugevam tunne sellest, et mu elul on tähendus, sest ma mõjutan neid teisi, lapsi või noori. Minu enda kogemus on gümnaasiumis õpetamisest ja see on tõesti imeline, kui ma näen, et need noored mõtlevad kaasa, nad õpivad ennast väljendama, küll siis sõnaliselt, kas siis perekonnaõpetuse tundides või läbipõlemise ennetamise kursuse raames. Ja ma usun, et teil on sarnaseid kogemusi, et te teate, et teie elul on tähendus näiteks läbi töö. Ja ei ole ka vähem tähtsad siis keskkondlik mugavus, heaolu, see, et millised on need sinu ruumid, kus sa liigud, töötad, oled, tegutsed. Kas seal on valgust, soojust, õhku? Alustame sellest, kas teie baasilised füsioloogilised vajadused ja need, mis aitavad ellu jääda, kas need on olemas? Või on seal mingisugune suur ebamugavus ja siis ongi keeruline teha oma tööd suurepärases vormis? Kas tööalaselt sa tead, et töö on midagi, mis rikastab ka sinu elu, et mitte ainult sa ei pea andma, vaid et sa saad sealt midagi endale ka? Ja muidugi finantsiline turvalisus, majanduslik heaolu ei ole ka mitte vähetähtis, see on meie elu igapäeva väga oluline osa. Ma saan aru, et see on nüüd võib-olla selline keerulisem teema, ei hakka siin praegu peatuma, ma ei tea, mis seisus te selle kõigega olete. Et kui seal ei ole teil nii palju kontrolli, siis vähemalt mõelge läbi kõik need ülemised, mis on need, mille osas te ise saate juhtida, kontrollida paremini seda, mis toimub. Ja kui nüüd vaatate sellele, et mida sa endaga teha saad, siis sa peaksid tegema, nagu ma ütlesin, plaani. Enese hool on selline kavatsuslik, planeeritavasi ja mõtlema, et kuidas sa näiteks tuled stressiga toime lühiajaliselt. Igapäevased väikesed pausid, 1 minut, 2-3 minutit, 1 eurolaulu pikkus 3 minutit, väga hea näiteks võtta 1 pausiks. Ja need on sellised kiired energia kogumise hetked või ka ümberlülitumise hetked. Kas siin mõni nendest, mis siin kirjas on teile tuttav? Kes teist kasutab neid? Kui palju nüüd ka näiteks nende tundide või trennide jooksul on seda, et nii teie ise kui ka õpilased teevad väikese joogipausi? Kas või see paus? Siis on oluline ka see, et tulla stressiga toime pikaajaliselt sellised regulaarsed tegevused sinu enda heaks. Need võivad olla mõned korrad nädalas, mis ei ole sellised 1-5 minutit, aga võib olla kuni tund. Mõned võivad olla üksi, mõned võivad olla koos kellegi teisega. Jällegi mõned näited ja ma olen kuulnud, mõtlen, ma ise ka aeg-ajalt väga näiteks naudin autosõitu. Lihtsalt sõita autoga natukene kuskil ringi, kui see võimalus on olemas. Mitte pimedal ajal, aga siis, kui on ikkagi niimoodi natukene paremad sõiduolud. Või lugeda või toitu valmistada kas või midagi sellist tõeliselt meeldivat nädalavahetuse puhul. Siis on olulised, et teie ellu mahuks ka selliseid kogemusi või elamusi, mis on iseenesest juba nagu tasu või preemia. Et sa võidki endale oma toredaid meeldivaid tegevusi võtta kui preemiat. Fookus on siis sellisel protsessil, kus sa mingi asjaga õpid tegelema, hakkad tegema. No ma ei tea, kes teist ise jõuab veel ka trennis käia? Ma kuulen, et väga harva, aga pigem jõuate ja tahaks teada, kas see on siis midagi muud, mitte tantsutrenn. Et leiate ka seda, et olla niimoodi oma ellu tuua rohkem värve, teha oma elust selline natukene rohkem erinevatest osadest koosnev tervik. Ja viimane on selline suurem taaskäivitus, mis peaks olema siis puhkus, kui hästi lihtsalt öelda. Pikem puhkus. Eks te olete võib-olla kuulnud ja teate ka, et tegelikult selline minimaalne ütleme järjest puhatavate päevade aeg inimese psüühikat arvestades võiks ikkagi olla 2 nädalat. Selleks, et sa esiteks jõuaksid 1-2 päevaga üleüldse oma töö või sellisest kiirest tegutsemise rütmist välja tulla. Puhkuse lõpus on uuesti vaja seda 1-2 päeva, et sa läheksid vaikselt tagasi sellesse rütmi. Ja seal vahepeal peavad olema need päevad, kus sa võid ennast tunda üsna mugavalt, aga sa võid tunda ennast tõesti sellise nii-öelda köögiviljana, et sa ei suuda, ei taha mitte midagi teha, tuju ei ole ka võib-olla väga hea. Puhkus peaks olema kindlasti selline aeg, kus sul ei ole ka liialt palju uusi elamusi või kogu aeg midagi toimumas.
sest et meie aju ja närvisüsteem taaskord, nad vajavad selliseid rahulikke hetki. Sa võid teha midagi poolautomaatset, mis sul tuleb niisama iseenesest välja, kellel on selleks mõni aiaga seotud tegevus, kelle jaoks on see lugemine või mingi muu loominguline tegevus, aga et oluline on see, et see ei täidaks oma puhkust jällegi uute elamustega liialt, vaid seal peab jääma väga rahulikku, vaikset aega ka. Ja see tähendab, et see peaks olema kindlasti ka sinu tööelust eemal, nii et sa saad kõigi oma meeltega olla päriselt eemal, mitte seal keskkonnas, vaid kuskil mujal, kus sa tunned ennast mugavalt, kus sa tunned ennast turvaliselt. Ja vaatame siis, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Kas keegi teist on sellise teemaga tuttav, et puhkamise tüübid võiksid olla üsna erinevad? Võib-olla olete kuulnud, näinud? Et kui inimene ei ole saanud tõesti piisava aja jooksul puhata, siis oleks vaja kurnatuse ja läbipõlemise ennetamiseks erineval viisil puhata. Nüüd me vaatame seda, et meil on jutuks olnud, et puhkamise pausid võivad olla päeva jooksul pisikesed. Nad võiksid kindlasti olla nädala jooksul mingisugused regulaarsed sinu enda puhkamise ajad. Ja siis sa tead ette ka, et sinu tööplaanis igal juhul peaks olema kirjas ka, et millal siis kas suvel või talvel, kuidas kellelgi teil võimalik on, oleks selline 2-nädalase puhkusaeg ka kindlasti. Vaimne oma mõistuse puhkamine. Töö ajal võib see olla tõesti, kui sa teed vaimset tööd, pead kas kirjutama, mõtlema, midagi planeerima, mingisuguseid dokumente täitma, midagi muud tegema, siis peaks ka seal olema pisikesed pausid. Kui te mõtlete korraks, ma eeldan, et teil mitmetel on eks ju lapsi, kes käivad koolis või siis olete nendega koos elanud, et kuidas teile tundub, et kui suur on selline laste vaimne pingutus päeva jooksul, kui nad koolilastel, põhikoolis, gümnaasiumis, väga suur. Kas te näete seda ka, kui need lapsed jõuavad teie juurde? Et nad on väsinud, tuhmi pilguga, näost ära vajunud, ei ole kuskilt seda energiat võtta. Ja siis oleks hea, kui te võib-olla räägite kas või sellest teemast, et kui oluline on võtta, mida mina õpilastele ütlen ka ikka, võtta päeva jooksul piisavalt palju pisikesi pause. Tõesti ka selleks, et oma aju puhata kas või korraks. Ja tähtis on muidugi mõelda ka, et millised on siis nende konkreetsete laste õpioskused, aga see on juba jällegi üks teine teema, et kuidas teie saate nendega seda arutleda, et neil oleks teadlikkus sellest, kuidas nad oma parimal moel õpivad ja kui palju teie saate üldse suunata neid mõtlema, et kas nad peaksid enne trenni tulekut õppima oma asjad ära või nad jaksavad pärast trenni sellega tegeleda, et see on parem aeg. Kuidas te tunnete, et kas teil siin on vastutus, et nende oma õpilaste eest, ma küll ei tea, mis vanuses nad kõik võivad olla, aga kui me räägime, ütleme sellised ikkagi gümnaasiumis, algklassides, põhikoolis gümnaasiumis õppivaid õpilasi, et kui palju te tunnete vastutust neid ka inimestena kasvatada ja näiteks rääkidagi sellest, millal nad peaksid õppima, milline päeva või nädala plaan neil peaks olema. Ja see vajab teie poolt, ma arvan, väga palju sellist ühelt poolt tundlikkust, tähelepanelikust, teadmist nende konkreetsete laste elude kohta ja teiselt poolt ka sellist tarkust, et võib-olla anda ka mõned konkreetsed nipid või võtted neile. Nüüd teine on sensoorne oma meelte puhkus, näiteks panna silmad kinni, suunata fookus enda sisse, võtta väike paus, teha seda koos oma õpilastega trenni ajal. Selline 1 minut täielikku vaikust, ei ole muusikat, ei ole mingit valgust, mitte midagi, sest ma saan aru, et teie töö üks osa on ka see, et te ikkagi olete päris palju muusika keskel või erinevate helide keskel, mis tõttu teie meeled vajavad veel ekstra sellist puhkust, et võttagi päris selliseid vaikseid aegu ka ja harjutada seda ka õpilastega. Aktiivne füüsiline puhkus, ma ei teagi, tõesti väikesed venitused, sirutused, aeglased pearingidki, aga see on teile selline ülituttav teema vist, et kuigi mul on vahel tunne, et see teema, mis meil on kõige tuttavam, et seda me kipume iseendaga seoses kõige rohkem unustama. Ei ole meeles, et me peaksime seda ka ise tegema. Loominguline puhkus. Ja loominguline puhkus siin on mõeldud niimoodi 2 moel, et üks pool on see, et kui sa pead tegelema loominguga,
ja see valdkond, kus te toimetate, on ikkagi väga loominguline, et siis sellest puhata näiteks looduses viibides, olles kuskil mujal, kus sinuga ei tule kaasa neid mõtteid, et ahah, kuidas ma seda teen, mismoodi ma seda kava üles ehitan, missugused koreograafiad on, kuidas ma seda õpetan, mis vahendeid me peame selleks kõike hakkama korraldama. Ja teine loominguline puhkus või loominguline enese taastamine võib läbi kellegi teise loomingu olla. Nagu ma ütlesin, et võib-olla tõesti need, kelle väljaütlemisi tantsuõpetajatena te jälgite, aga loomingu näited on ka selle maja peale mõeldes teater, muusika kuulamine, kunsti vaatamine, lugemine, kõik muu, mida keegi teine on loonud, et ka selle enda heaks kasutamine. Emotsionaalne puhkus on tõesti see, et sama natuke sarnane küsimus, mis ma enne esitasin ka, et kas sul on keegi, kellele sa saad oma ehedaid tundeid välja näidata. Et sul on õigus tunda oma erinevaid tundeid ja sul on väga oluline teada, et kus on need kohad, kus sa saad, kes on need inimesed, kellega koos sa saad neid tundeid rahulikult turvaliselt tunda, et sa ei pea selleks üksi endasse tõmbuma. Seda paljud inimesed oskavad väga hästi teha. Tõmbuda endasse, kontrollida oma emotsioone, tegeleda iseendaga niimoodi üksi, aga keeruline on see, et kui sa töötad ka inimestega, et siis teised ju tegelikult tajuvad seal ära, et sul midagi toimub. Ja kui sa siis eemaldud, tõmbud endasse, siis ma julgeks öelda niimoodi, et see ei ole nende suhtes aus. Kui sa siis ei väljenda, et ma praegu olen natuke pettunud ja ma pean korraks võtma endale 2 minutit aega, et nüüd sellest üle saada. Kui sa väljendad oma emotsionaalset seisu teistele inimestele, kas siis oma õpilastele, ka oma pereliikmetele, kui ma saan aru, täna tuleb sellest juttu, et kuidas siis tõesti tantsuõpetaja kaasana elus püsida. Et kui sina tantsuõpetajana väljendad oma emotsioone ka sõnades või oma seisundit, et mul hetkel on nii, ma tean, et ma tulen sellega toime, ma vajan korraks võib-olla, et ma pean siit ruumist lausa ära minema ja see on okei, ma saan sellega hakkama. Siis on ka sinu õpilastel palju kergem sinu emotsioonidega toime tulla, sest nad tajuvad seda nagunii, et sul on emotsioonid, et sa oled kuri, et sa oled pettunud, et sa oled endast väljas, et sa oled tunned väsimust või midagi muud, praegu rääkides negatiivsetest emotsioonidest. Siis on tähtis seda sul kõigepealt iseendasest tähele panna ja teistele ka väljendada, et nemad teaksid sulle vastata. Kui sa oskad neile ka oma ootuse veel öelda, et ma praegu ootan, et te tõesti korraks võtate nüüd oma hääled maha, teeme ühe vaikuse minuti pausi ja siis ma loodan, et te olete jällegi kogu tähelepanuga kaasas sellel, mida ma teile ütlen. Et muutke selles mõttes teie ülesanne, ma arvan küll, on muuta suhtlemine niimoodi ausaks, selgeks, ka läbi selle, kui ennast väljendate oma seisundid jagate teistele. Spirituaalne puhkus heasoovlike, hoolivate inimeste keskel või ise pakkudes kellelegi veel mingisugust abi, toetust, selliseid väikesed tähenduslikud hetked teie elus, mis loovad selle tunde, et jah, tõesti, elu on väärtuslik ja ma teen midagi selle heaks. Ja võib-olla ka, ma vaatasin juba otsapidi edasi siia spirituaalse puhkuse juurde, aga jõudsin natuke rääkida sellest sotsiaalsest puhkusest. Ehk siis sotsiaalne puhkus, kas inimeste keskel, kes on tõesti väga heasoovlikud, lahked, või siis ka puhata sotsiaalsusest, olla üksi. Öelda, et ma vajan sellist aega ka. Kuidas te seda oma igapäevaelu ja pereeluga veel ühildate, et olla hästi sotsiaalne oma töös ja siis oma perega koos ja nendele oma aega tähelepanu jagada ja siis veel iseendale võtta. Ma arvan, et see on hästi selgelt selline kommunikatsiooni küsimus, et te peategi sellest rääkima nende teistega. Ja nüüd spirituaalne puhkus, nüüd tuleme selle juurde. Et kuidas kellelegi, et mõne jaoks võib see olla selline omaette mõtisklemine filosoofilistel teemadel. Inimesed, kes on kirikuga seotud, võivad kindlasti oma koguduse või kiriku või nende lähenemiste abil saada ennast taastatud. Ja see võib olla ka tõesti teiste inimeste abistamine, mediteerimine, jooga, taolised iseenda sisse vaatavad tegevused. Nii, mõtlen, et huvitav, kuidas teiega praegu on, kui enda sees te hetkel olete? Mis teiega toimub? Ja kas võib olla niimoodi, et vaatamata sellele kõigele, millest me nüüd rääkisime, puhkamisel on erinevaid vorme, enesehoolel on erinevaid tasemeid, erinevaid asju tuleb teha või vahel jõuda, et tunduda, et on täielik kaos.
asjad juhtuvad. Keegi on kuskil midagi, mina ei tea, kas sinna mina ka kuulun veel või on see mingi seltskond, kes minu ümber niimoodi möllab või kõik see toimub minu sees. Et siis ma soovitan teil niimoodi korraks peatuda ja mõelda, et nii, tuleme nüüd selle juurde. Midagi ma saan alati ise enda heaks teha. Kui mitte midagi muud, siis ma panen endale märkmiku kirja. Mis on minu 1-2 minuti stressi maandamise võtted? Lisagi siia mõni veel, mida kiiresti võiksite teha. Või tehke praegu mõnda. Väike sirutus, väike venitus, ja võib-olla tõesti kellelegi naeratamine. Kui ei ole kedagi teist, vaata peeglis ennast korraks. Vaata, et oled ikka jätkuvalt ilus. Vähemalt tee nägu, et kõik on hästi, oled ilus. Mis on teie sellised 5 minuti pausi viisid? Kas kellelgi on näiteks mõni oma selline lemmikjook ja lemmiktass või termos, mis on see, et kui sa saad selle täidetud ja seda juua, siis see on nagu mõtle, kui ei ole, siis see võiks sul olla. Või kas aitab see tõesti, kui sa natukene lähed hingad värsket õhku? Ei soovita teile suitsupausi ideed, aga iseenesest mõte kui selline, et sa võtad pausi ja sa oled seal väljas ja sa ei tee mitte midagi muud. Ma saan täiesti aru, miks suitsupausid on väga olulised asjad inimeste elus. Või on keegi, kellega korraks rääkida. Ütleme, sotsiaalmeedia meid tänapäeval aitab ka seda teha kiiresti, et teed kellegagi kiire väikse vestluse või mingi naljakese, eks ole. 10 minuti pausid. Kas keegi teist tunneb, et kui ma saan koristada, ma ei tea, nõud ära pesta või oma kodus midagi teha või kuskil maal, et see on nagu väga hea asi. Ma korrastan enda füüsilise keskkonna, see korrastab minu mõtteid. Ja kui ma tulen siia, korraks hüppan siit teise teemasse koristamise lainelt lapsevanemate ja teismeliste eludesse, siis see on üks huvitav teema ikka, kui täiskasvanud tulevad ka näiteks pereteraapiasse, siis see on üks asi, mida nad aeg-ajalt ikka küsivad ka, et kas see on okei, mida teha, kuidas hakkama saada, kui teismelise tuba on täiesti segamini. Ja ma toetan seda segamini olekut selle mõttega, et kuni see jääb tema territooriumile. Kuni see ei välju, ütleme, hügieeni sellistest minimaalsetest nõuetest, siis see on väga okei, sest see on kõik see, mis peegeldub, tegelikult see tuba peegeldab teda. Teda oma arengus, seda teismelist oma segaduses, oma muutuvat hormoonide tasemetes, sellest keha on imelik, ei taju enam oma suurust, pikkust, laiust, valutab, kuskilt on ebamugav, peas on kõik asjad teistmoodi, suhted on muutunud, enam ei ole sellist lapsepõlve turvalist mängumaailma. Et laste tuba peegeldab teda, et enamus inimesi, kas te ei pea muidugi seda ütlema, ma eeldan, et teie seas vist ei ole kedagi, kes oleks segaduse nautija, aga võib-olla on, kellele kaos niimoodi sobib paremini, kes ei ole häiritud segadusest või kaosest. Kodus, enda kodus, oma territooriumil, võib-olla kaos. Või pigem mitte. Enamus ju kasvavad, ma arvan, et teie näitel te võite ise öelda, et isegi kui teie seas on olnud neid, kellel on olnud väga suure segadusega kodu ja tuba, kui sa oled olnud teismeline, siis nüüd enam nii ei ole. Nüüd sa ju teed asju korda, hoiad korras. Kui perfektselt, see on ise küsimus, aga ikkagi hoiad. See tähendab, et teismelised teevad seda, aga õpivad, tahavad ühel hetkel seda teha. Ehk siis me kõik inimestena areneme ikkagi suurema sellise korravajaduse suunas. Aga jaa, et kui on sul märkmik, kirjuta asju üles, kirjuta asju välja, pea päevikud, see on ka väga hea selline 10 minutit kirjutamist, väga hea viis, kuidas ennast taastada. Ja siis võiks sul olla muidugi, nagu ma ütlesin, pane märkmiku kirja lõunasöögi aeg, õhtusöögi aeg, mingi muu selline enda täitmise aeg. See on võib-olla lühem kui 30 minutit. See on koolis, paljudes koolides ikka on sellised, nüüd vist enam ei saa nii ülilühikesi söögivahetunde olla, et ikka 20 minutit peavad vähemalt olema, aga et võtke selleks päriselt ka aega. Ja ma mõtlesin ka sellele, et kui me nüüd neid teemasid natukene oleme siin jaganud, võib-olla ma jätan siia mõne minutiga aega niimoodi, et kui keegi tahab midagi küsida, aga et ma hea meelega korraks peatuks siis tantsu teemal ka, et kõik see, mida te enda heaks teete, võiks aidata teil ka olla, kuidagi mõtestada tantsu, tunda ennast vähemalt hinges ka ikkagi tantsijana. Kuigi võib-olla sinu põhifookus ja sinu jaoks mugav roll on olla eelkõige õpetaja. Ja mõned mõtted tantsust, mis mind ennast on ka hästi kõnetanud, et ma usun, et te leiate selle ka enda jaoks jälle üles.
Et me tantsime selleks, et mäletada, mis tunne on olla elus. See annab elus olemise tunde, kui sa liigutad ja tantsid. Tants on selline energia, vabanemine, eneseväljendus, liikumise vabadus, mida võib-olla paljud noored või ka, ma ei tea, kui paljud ise muidu tunnete. Võib-olla tants on see teie elu üks põhiline koht, kus sa tunned täielikku vabadust. Ja tants tuletab meelde, et mida tähendab tunda, mitte midagi ei pea tõestama, aga olla selles hetkes, olla kohal. See on ikkagi väga selline, eesti keeles peaks siis ütlema selline teadveloleku protsess või teadveloleku seisund. Eriti kui sa saavutad sellise vooseisundi, et sa oled selles, sa teed seda kas õpetajana või siis ise tantsides. Ja see on see, mis meid igatepidi väga-väga mitut pidi ja mitut ütleme, tervikliku inimesena toetab. Kas nüüd just selleni jõuda? Mina ilmselt oma elus selliseid liigutusi enam ei tee, aga võib-olla keegi teist on selleks ka võimeline, või siis kujutada ette, et jaa, et see on see, mis minu sees toimub, kuidas on see tasakaal ja kõik on paigas. Ja kirg võib muutuda kurnatuseks, kui sul on tantsija kirg, kui sinus on see loominguline kirg, siis see võib muutuda kurnatuseks, kui ei ole pause, puhkust ja taastumist. Kõik, kes on spordiga tegelenud inimesed, teavad midagi spordist, siis on selge, et ei ole kogu aeg võimalik oma sportliku vormi hoida niimoodi, et ta läheb üles mäge või on kuskil üleval stabiilselt kõrge. See peab kukkuma alla, see on okei, kui ta kukub alla. Taastu, võta paus, tunna ennast kehvasti, tunne ennast väsinuna, tunne ennast nõrgana. Ole rahulikult natuke aega selle sees. Sellest ei juhtu mitte midagi, kui sa oled veidi nii ka. Sest siis sa väldid läbipõlemist. Ja läbipõlemine on üks selline võimalik seletus on see, et see peidab ennast sellise lõputu harjutamise taga ja see iseenesest ei tõesta pühendumist. Pühendumist tõestab see, kui sa tead, et sa vajad pingutust ja pause. Rütmilisus on väga oluline selle tasakaalu leidmine. Tõeline distsipliin tunneb tasakaalu, austab pingutust ja jätab ruumi õppimisele koos vigade tegemisega. Õnneks ma näen, et meie koolisüsteemis natukene järjest rohkem vaikselt küll, aga siiski öeldakse ka, et õppimise käigus vigade tegemine. See on hea, see sobib. Tantsus ka, tehke vigu, laske õpilastel teha vigu. Muidugi ma saan aru, et teil on see, et kuna siin on tegemist nende füüsilise kehaga, et need vead ei saa olla sellised, millest kujunevad traumad. See on selge, teine teema. Aga ei tule kõik perfektselt kohe välja, kõik tehnilised võtted, liigutused, mis iganes see on okei. Ja kui ma mõtlesin veel, et tantsuga seoses, mis mind ennast võib-olla väga kõnetab ja ma näen, et see on väga sügavalt, võt need teemad on seal sees. Tants ja kunst, laiemas mõttes looming, elavad nii valguses kui ka varjus. Valgust armastame me näidata välja, seda oma helgemat poolt ja seda, et me särame. Kuid varjud on alati selle valguse taga olemas. Ja tants sünnib nendest mõlemast, nendest kontrastidest, sellest, et on nende vahel pinge, võitlus. Meisterlikkus on see siis, et lasta varjudel kujundada selle loomingu sügavust ja valguse lootust ja helgust. Ehk siis see tasakaal. Ka sellele, et on valgus, et on see helge pool, et on see ilu. Ja seal taga võivad olla valusad hetked, võivad olla varjud, võivad olla meie hinge sellised keerulisemad kohad. Et kui seda ka aktsepteerida ja teie endaga seoses ka sellest kinni peate ja aktsepteerite, siis võiks jõuda jällegi ikka sellesse seisu. Et on seda tantsulust ja rõõmu ja seda vabaduse tunnet, mis nii tähtis teil on, ma usun. Ja ma arvan, et siin on täitsa hea teha üks väike selline paus. 5 minutit, ma saan aru, on vist kuni järgmise esinemiseni, et sa kindlasti vähemalt sirutage ja ringutage ennast. Kui keegi tahab midagi küsida, kommenteerida, on see hetki olemas siin võib-olla praegu.